Sven Soiver on siia varasemalt toonud Urmas Reinsalu, Mihhail Kõlvart ja Lauri Läänemetsa. Sven küll see nädal puhkab, aga jätkame tema algatatud erakonna reitingute rada. Mul on hea meel, et minu kõrval on siin toetuselt 4. erakonna EKRE esimees Martin Helme. Tere! Alles 4. Miks nii? No, mis seal 4. kohal häda on? Et me oleme olnud ka esimesed, me oleme olnud ka 5. Valimisteni on 8 kuud. Aga kas osa teie toetusest pole ära võtnud just teie ise? Et olete ära ajanud ju mitmeid EKRE poliitikuid, kes on väga populaarsed, et ohustavad nad teie perekonda? Ma ei tea, missugused need populaarsed poliitikud on, kes on ära läinud, et ma räägin Jaak Madissonist. Valimistel ilma EKRE-ta ei ole nad midagi saanud. Kui sa vaatad kohalike valimiste tulemusi, Madissoni tulemused olid kehvemad kui siis, kui ta EKRE-ga kandideeris ja kehvemad kui mul Tallinnas. Miks on läinud nii, et teiste erakondade juhid ei soovi teiega valitsust moodustada? See küsimus on võlts küsimus. See ei vasta tõele lihtsalt. No enamus on ikkagi öelnud, et nad ei soovi seda teha või siis mõtlevad, et okei, teeme ära, aga raske on. Aga meiega ei peagi kerge olema. Me tahame nii palju asju ära teha. Mis valemiga te omast arust riigieelarve puudujääki vähendate, kui teie meede on maksude massiline vähendamine? Esiteks massiline maksude vähendamine toob maksutulu juurde. Seda me oleme Eestis tõestanud, kui me eelmine kord makse langetasime. Me vähendasime aktsiise alkoholile, me vähendasime aktsiise kütusele ja sellele järgnes tegeliku maksutulu tõus. Mitte ainult sama maksuliigi lõikes, vaid ka muude maksuliikide lõikes, eriti diislikütuse maksulangetuse tagajärjel suurenesid tööjõumaksude laekumised näiteks, nii et see maksulangetamine, kui seda teha õigel viisil, toob riigieelarvesse raha juurde, mitte ei vii raha. Aga see ei too ju miljardeid, et peamine raha on ikkagi kaitsekulud ja sotsiaalpoliitika. Ei ole. Riigikaitsekulud moodustavad sellest plahvatuslikust kasvust umbes 20%, võib-olla 25%, ole millist aastat vaatad. Nii et riigikaitsekulud ei ole meid pankrotti ajanud. Meid on pankrotti ajanud rohepööre. Meid on pankrotti ajanud Rail Balticud, tuulikud, meid on pankrotti ajanud meie tohutu suuremeelne toetus Ukrainale. Aga see ei ole ju miljardid. On küll. No ikkagi kaitsepoliitikasse läheb ju palju suurem osa rahast kui Rail Balticusse ja me peame küsima, aga mis me sellest saanud oleme? Mis me oleme saanud 2,6 miljardi eest ja meil kukuvad võõraste riikide droonid alla, me ei ole võimelised häireid andma, me ei ole võimelised, me oleme kaevanud mingisuguse kraavi valesse kohta ja valesti. Me ei ole mitte midagi saanud selle raha eest. Nii et tegelikult on väga vaja küsida ka seda, kas nii suured kulutused riigikaitsel on tegelikult üldse põhjendatud. Olgu, liigume edasi. Tiina tahab teada, mis on teie lahendus tervishoiu rahastamisele? Aga Tiinale ma ütlen vastuseks, et tervise rahastamine oli küll miinuses ennem juba. Eraldi põntsu pani muidugi koroona aeg, aga see on erakorraline aeg. Aga see, mis ajas meie tervisehoiu sellisesse püsivasse miinusesse, on ukrainlased. Me oleme andnud kõigile, kes siia tulid, tervisekindlustuse. Mis te teeksite siis, kui teie oma laps soovib sugu vahetada? No sugu ei saa vahetada, on võimalik ennast füüsiliselt mutileerida ja väärastada, aga sugu ei saa vahetada. Aga kui ta soovib seda teha? Nagu me ikkagi ütleme, haiglas on 2 sorti arstid, on meestearstid, naistearstid ja kõik teised sood tegelikult lähevad psühhiaatri juurde. Räägime üleüldisest ühiskondlikust probleemist. Aga see võib täitsa ka teil juhtuda. Aga vaat ei juhtu. Mina kasvatan oma lapsi hästi. Ma tegelikult olen väga... Ma mõistan hukka sellise küsimuse püstitamise, mis siis, kui teie laps, ärme räägi minu lapsest, minul vähemalt on lapsed, nendel inimestel, kes seda teemat ajavad, tavaliselt ei ole lapsi. Aga kas teie arvamus minust muutuks, kui ma ütlen, et ma näiteks ei taha lapsi saada, sellepärast, et ma ei taha sellisesse maailma mitte kedagi tuua? No, mis ta ikka muutuks, ma ütleks, et sa teed ennast õnnetuks. See on õnnetute inimeste enesele valetamine. Elus ei ole ilusamat asja kui lapsed, ilusamat asja kui laste kasvatamine. Ilusamat asja kui laste kasvatamine koos kellegiga, keda sa armastad ja kes sinu lapsi armastab. Kui sa selle kõik endast eemale lükkad rumala, propagandistliku, tagurpidise loosungi pärast, siis sa oled enda elust kõige ilusamad asjad ära lükanud ja sured õnnetuna. Elad ka õnnetuna. Olgu. Aga liigume edasi iga nädalaste küsimuste juurde, mis on siis konkreetsed. Soovin konkreetset vastust, ausat vastust ja kiiresti. No, ma ainult ausalt vastan. Ja lemmik Eesti ansambel või laulja? Ma arvan ikkagi, mulle meeldib Ott Leplaan. Mis spordiala te telekast vaatate? Praegu vaatan jalkat, aga üldiselt ma väga ei vaata sporti. Mis sõna, ühe sõnaga, kuidas te kirjeldaksite ennast? Üks ainus sõna,
rahulik mees, rahulik mees. mis oli teie esimene töökoht? Minu kõige esimene töökoht oli 90ndatel aastatel Kaitseliidu valverühmas, põhimõtteliselt turvamees või valvur. Nii, võtke nüüd oma telefon välja ja vaatame, mis oli teie viimane pilt telefonis. Pirukad. Pirukad. Ja vaatame kohe, mis oli viimane sõnum, mis teile saadeti. Ma vahetasin parteikaaslastega sõnumeid Mart Helme allkirja kampaania kohta. Mida teete siis, kui närv on must ja stress kallal? Kuulan Frank Sinatrat. Nii, kaheosaline küsimus. Kõigepealt, kes on su suurim poliitiline konkurent? No ma pean ikkagi ütlema niimoodi, et ma olen opositsioonipartei ja opositsioonipartei vastandub ikkagi valitsusele, et ju ta peab olema Kristen Michal. Ja öelge üks omadus, mida tema puhul kadestate. Hästi külm närv. Teil on võimalus minna õhtusöögile ükskõik, mis inimesega elus või surnud, kes see on? Ma arvan, et see peaks olema kuskil ikkagi selline 20. sajandi mõni eriti äge džässmuusik. Ma läheks Dean Martiniga. Üks harjumus, millest võiksid loobuda? Magusa söömine. Mis on lemmikmagus? No ma arvan, et panna kotta ja crème brûlée või. Aitäh, Martin Helme. Järgmisel nädalal on tagasi Sven Soiver, kelle vastas istub Eesti 200 esimees Kristina Kallas.